esmaspäeva hommikut. Meie läheme kähku lasteaeda. Kell on tegelikult juba nii palju, et ma peaks juba ammu lasteaes olema. Aga kuna meil vahepeal siin tekivad igasuguseid asju, siis pole hullu. Vahepeal võib hilineda, aga üritan olla päevakavas täna. Mul on 3 tööd täna, siis ma pean seda peaksin, kas siis kui ma jõuan või mu ema ei jõua, siis ma peaksin minema ostma enda väiksele lapsele valge T-särgi kuskilt, sest et eile ma käisin poes, aga ma ei leidnud. Ja sest et tal on õhtul kell 18.30 on neil esinemine. Ma olen valmis nutma juba. Aga jah, ühesõnaga me siis lähme nüüd lasteaeda ja vaatab äkki ma teen veel mingit klippe päeva jooksul. Et see meie esmaspäeva hommik praegu kiire. Sõidame siin Maiste tänavaid. Autotohi vastu. Meil siin on nii väiksed tänavad, et see on nagu... Siis siin on hästi halba vahepeal näha, et kas sa autod tulevad vastu ei lähe, siis selle riskeerid, et siis kui tuleb seda nagu... Ühesõnaga, näeme järgmises klipis. Tere tulemast kolmapäevasse päeva, täna on kolimispäev. Muidugi mu väiksem otsustas, et tal on palavik täna, et ei saa lasteaeda minna, mis natuke teeb raskemaks kolimise, aga pole hullu. Praegu ma viin ema juurde lapse, siis viime, mul on auto täis asju, kassid on peal, siis läheme võtta võtmed, siis ma jõuda koju. Tere tulemast minu vlogi jälle, täna on 11. päev, eile me kolisime, ma ei teinud jällegi mitte ühtegi klippi, sest meil läks lõpuks nii kiireks ja ma mõtlesin, et pekki küll. Igastahes nüüd oleme uueks kodus, täna on järgmine päev, viisin juba lapsed lasteaeda. Väsitav on olla, sest et töö läbi väiksem äratus ülesse. Endal oli ka siuke veider uni uues kohas, aga jah, ühesõnaga ma olen just Lidlis, teen väikseid oste uude korterisse, sest et seal ei ole väga midagi võrreldes eelmisega. Aga jah, ühesõnaga ma näitan veel, mis ma teen. Ma lähen käin kindlasti ühes poes, kus mul on vaja patju asju juurde. Et näeme järgmises klipis. Olen jälle teel. Ühesõnaga, ma ei saa eriti ekraani vaadata, sest ma sõidan. Aga käisin poes, ostsin meile linasid, kõike, mis oli vaja praegu, ka see kliima, et saaksime õhku öösel, kuna ma ei saa aknad lahti hoida, kuna meil on kiisud. Siis meil oli vetsuharjasid vaja, siuksed nipet-näpet, et oli vaja, aga ma sain õnneks peaaegu kõik asjad. Mul on veel pesurist puudu ja siuke asi, siis seal on nagu vahepeal siuke tunne, et seal ei ole nagu enamus mitte midagi. Et peab ikkagi panustama ka rahadega minna korteri peale veits. Aga väga palju ei taha, sellepärast, et me lähme sealt ilmselt mingi aeg minema, kui me leiame parema koha siia tagasi linna, kus ma elasin. Aga jah, näeme järgmist klipis äkki, kui ma olen kodus, äkki ma näitan, mis ma ostsin. Et ma hetkel sõidan sinna koju. Bye! Tere tulemast tagasi mu blogi. Ma ei näitan teile kahjuks, mida ma ostsin. Aga jaa, ühesõnaga ma võtsin hetke, et olla lihtsalt kodus ja hetkel käin tööle. Peale seda lähen, võtan lapse lasteaiast ja siis tal on õhtul esinemine. Ma ootan seda täiega. Aga jah, muidu on ilm on ilus, soe on väljas. Täiega soe. Enne oli hommikul oli pilvine ja siis oli see vastik, aga seda on nii mõnna nagu. Kodus meil on nagu gaasipliit nüüd seal uues kohas ja ma ei ole julgenud nagu seda kasutada. Ja siis ma tegin ilma õhufritüüris tegin liha endale ja no selle
liha ma tegin küll endale nagu mingi peekoniks, see läks nii kuivaks, aga no ära ma sõin ta, hea oli. aga järgmiseks korraks pean siis natuke paremini tegema. Need siis nagu siin endale mingi 5 euriga prillid, päikseprillid, mingi aeg Chinakast. Aga ma ei ole eluaeg olnud tegelikult päikseprillikandja. Mulle meeldib näha selgelt. Mul nagu häirib kuidagi see prillid. Ma ei tea miks, aga kogu aeg on mingi siuke asi nagu. Ma nagu peidan enda visiooni või nagu nägemust ja sellist. Aga võtsin prillid peast ära, ma ei suuda ikka ilma prillidega olla. Ilma on ikka poole parem. Isegi kui päike paistab nagu silma, siis olen suht harjunud juba sellega, et on nii valge väljas. Ma tean, et paljud inimesed ei suuda ilma päikseprillideta, näiteks mu mees. Ta on kogu aeg päikseprillid ees väljas igal pool, sest et ta ei saa nagu ilma, tema jaoks on nii hea, aga kuna ma ei ole terve elu põhimõtteliselt kandnud väga niimoodi päikseprille, siis minu jaoks on nagu normaalne. Silmad harjuvad väga kiiresti ära. Nüüd läheb nii jäppimiseks ära. Ma unustasin rääkida seda, et tegelikult ma enne kui ma ei mäleta mingi paar kuud tagasi, ma tegin sellist asja, ma võin testida hästi palju nagu universumit niimoodi, rääkida enda kõrgematega, siis ma võtsin nagu topsi ja siis mingi pliiatsid äkki või mingi asjad. Siis ma viskasin nagu kaugelt sisse ja siis ma ütlesin iga kord näiteks, et kolime Fuengiroolasse või kolime sinna ja kogu aeg läks mööda. Ja oligi see, et kogu aeg läks mööda sellest, kui ma ütlesin, et me kolime nagu siia linna, kus ma töötan ja lapsed ja lastas. Ja siis võtsin, mis asja, miks ma kolin siia lähedale, testisin kõik neid kohti, kus ma tahtsin minna, aga ei läinud nagu sisse. Nüüd ma tean, miks, kuna me elame nüüd täitsa teises linnas. Ja selle hinna suhtes oleks ka suht täppi, et kui kommunaalid ja kõik kokku maksab panna, siis see hind läks ka väga täppi sellega. Väga huvitav. Jällegi testige kõike, kui te ei ole endas kindlad, siis testige ja vaadake, et teie tegelikult sisetunne ei valeta teile kunagi. Ja saate ka vastuseid mujalt, kui te ei ole millegist kindel või kahtlete millegist. Sest tegelikult vastuseid tuleb kogu aeg, kui te küsite. Oskate küsida. Tere tulemast järgmisesse klippi. Just lähen endal väiksel lapsele järgi. Käisin just tööl. Ja nüüd lähen väiksel lapsele järgi. Siis me lähme suurel lapsele järgi. Läks sama mu ema juurde. Ja siis pärast lähme seda esinemisele. Olen nii excited nagu selle puhul, sest et näen enda beebikest. Ma ei tea, mis tead, mul lauad tantsivad, aga jah, ma olen excited. Ja I'm going to cry. Nagu raudselt. Räme tuul on. Aga jah, ma arvan, ma teen paar klippi ka sellest, kui nad tantsivad ja laulavad seal, ma üritan teha. Tere tulemast minu vlogi neljapäevase lõppu. Ma ei filminud, sest ma nutsin seal, kuigi mu laps ei esinenud seal selles lastelõpu peal, kuna ta nutis ja kartis esineda. Ta on täiega häberik teiste ees, aga ma ei filminudki. I feel bad, et ma ei teinud seda, aga ma ei saanud ka, sest ma endaga laval ja siis ma ei saa muud teha. Seega ma olen nüüd magama, ma olen nii massinud ja tööd. Tere tulemast reedesesse päeva. Täna oli nii mõnus uni lihtsalt, et tahaks veel magada. Ühesõnaga, mina jõudsin linna, viisin lapsed lasteaeda juba ja nüüd lähen joon kuskil kohvikus matchat ja siis ma peaks tegelikult tegema enda uue podcasti osa ära. Ilmselt teengi, kui ma saan vaikuse. Ja mul tuleb täna 2 klienti
võib-olla seal vahel on paus, ei ole veel kindel. Ja siis lähme koju. Ja homme saan natuke kauem magada vähemalt. Sest et mul on homme kell 11 alles ja mul tuleb enne viia muidugi lapsed ema juurde. Aga jah, ühesõnaga homme plaanis see, et teha üks töö ja peale seda ühte tööd minna IKEA-sse. Mul tahaks saada kanelirulle ja siis tahaks tegelikult lastele saada siukse laua ja toolid, kus nad saavad magada. Väiksemal on vaja uut voodit, kuna see teine hakkas hallitama. Hispaania võlud, niiskus ja kõik siuksed asjad. Ja mis veel? Midagi oli vist veel IKEA-st, mis ma pidin vaatama. Ma ei tule täpselt meelde jälle. Pea nii unine alles. Ja, igastahes. Ilmselt ma võtan homme teiega kaasa ennast IKEA-sse. Võtan ühe venna kaasa, võib-olla tuleb mõlemad, eks see näha ole. Et tuleb nüüd keskenduda täiega selle kolimise peale, et panna kõik asjad ära. Ma siis näitan ka teile natuke siit ümbrust, see on minu töökoht. Siin lähedal on siuke park. Eile oli siin pargis, oli see lasteaia lõpetamine. Ja see park on täiega mõnus. Siin on ilusad lilled. See päike, kuidas see paistab siin. See on nii siuke, I love it. Kõik käivad koertega jalutamas siin. Seal on üks kirik, kus ma käisin. Vaadake. So magical. Sain endale Braulisti. Tere tulemast vlogi. See mul on nagu Braus on fleek. Mul on hea tunne. Aga tulin enda lapsele järgi. Lähen teise lapsele järgi. Siis lähme sinna uude koju. Ja siis me seal lõpuks hakata asju panema paigale. Tere, ilusat laupäeva hommikut. Täna on 13. juuni. Tegin just endale munaputru hommikuks ja keetsin kohvi. Eile, mis me eile tegime? Ma ei mäletagi, kus ma nagu lõpetasin siis selle nii-öelda vlogi, aga eile me käisime veel õhtuseni jalutamas ühega, ta tuli külla mulle ja siis käisime jalutamas siin, täiega äge oli, siin oli mingi tantsukoolide esinemine, see oli nii äge lihtsalt nagu, mulle oli meeldis, tahaks ka tantsima tagasi minna. Maybe I'm going. Aga kahju on see, et me ei küsinud ikkagi, kus see pärit on nii-öelda see tantsukool. Ja praegu tänasega siis, mis ma teen? Ma lähen varsti, ma lähen 11 tööle ja siis lähen peale seda ma arvan IKEA-sse. Et on vaja osta paar asja siia veel juurde. The motherfucking Eagle Double G. You know I'm mobbing with the D.R.E. You know who's back up in this motherfucker. So raise the weed up there. Let that shit. Tere tulemast klippi, me tulime IKEA-sse enda õe ja lastega. Hispaania IKEA-sse. Kukutas asjana. Me saime enda vajalikud asjad. Võtsime siis lastele laua ja siis endale võtsin nipet-näpet, mis oli vaja. Saime kõik ja nüüd loodan minna koju ja osta enda kaneelirullid ja minna. Tere tulemast minu IKEA hauli. Siin tegi suure kausi. 3 väikest kautsit, tegelikult 4, aga 4 oli katki. Siis ostsin kardinad. 2 riidepuud. Ja vabandust.
püsib. Nii, siis ma ostsin küünla. Uus küünal. Riiuli. Ja lastele siis 2 tooli ja laua. Nüüd hakkame panema lumileedisile laua kokku. Ja siis riiuli. Mul tuli tegelikult täna üks kapp ka ära. Aga see kappi koht, kus see tuli, siis see pandi juba kinni kahjuks. Nii et esmaspäeval. Sain lõpuks laste laua kokku. Sõitsin. Sõid ära kõik, jah? Me lähme nüüd lastega õue parki. Vaadake, kui ilus striimi meil siin on. Oh my god. Ma vastasin meie kodu juures üks pargi. Täiega mõnus, saab rattaga siin olla ja nii ilus vaade on nagu. Nii ilus. Nagu veits nagu eestilik ka, et ei ole ainult palmipuud, vaid on nagu ka rohelist ja niimoodi, et Kiroola kandis seal nii palju rohelist ei ole. Siin on nagu nii nunnu lihtsalt. Saaks piknikut tulla siia tegema. So cute. Mul on tegelikult olnud algusest peale siuke nagu, kui me kolisime siia siuke nagu vastutahtmist, sest ma ei ole nagu kunagi olnud nagu selle kohakandi nagu fänn, aga nüüd, kui me nagu olemegi edasi olnud siin, siis ikkagi on nagu mõnus feeling või siuke nagu roheline on kõik. Mul ei ole teile midagi pakkuda. Kes see on küll? Tere tulemast pühapäevasse päeva. Täna on 14. juuni. Magasin ülihästi täna. Oleks saanud veel magada, aga lapsed äratasid ülesse. Issand, mis ma olen teinud nüüd? Sõime, panin asju ära. Köögis sain põhimõtteliselt kõik ära pandud. Siis panin väikse lapse magama, kuna ta on nõhune. Võib-olla väike palavika. Ja tegin nende podcasti eestikeelse osa ära. Tahaks veel garderoobi teha puhtamaks. Ma puhtu puhta. Mine tee puhtaks siis. Ma siia. Mine. Kohe. Ühesõnaga, mis veel? Meil toimus vahepeal siin all mingi rongkäik. Ma panen siia klippe. Aga täna ma ei tee mitte midagi. Ma hakkan ilmselt editima ka YouTube videod, kuna see nädalane vlog, siis täna me ei tee, ma arvan, võib-olla mitte midagi. Emma. Eks me vaatame. Emma. Vaadake, kui mu mõnusat üks siin tõdub. Tahtsin teile näidata, et meil siin uues korteris on tuvipojad. Oleks praegu just piilub. Näete? Emake käib sõudmas seal pidevalt. Nii, ma võtsin, ma lõpetan selle vlogi ka ära selle nädala. Et ma tegin podcasti täna. Olin päev läbi kodus, sest väiksem on haige. Seega ongi kodupäev ja naudin enda õhtut veel. Seega, aitäh, et vaatasid videot. Näeme järgmine nädal.
Bye.